tere hommikust. Tulime Bali Safari and Zoo'sse. Äkki on Safari ja Marine Park on selle nimi. Safari ja Marine Parki. Eks saame tiigritele pai teha? Ma ei usu veel ka. Tahaks tiigritele pai teha? Ei taha. Sellest on mingi narko uimas, nad ei hammusta siin. Sellest just suht looma piinamine. Seda küll, jah. Selle eest tahavad $60 nägu saada, et ma näeksin, kuidas mingi elevandid tantsivad selle värki. Tavalist seda ei olnud, et saab looma eest lihtsalt ringi jalutada. See oli bussiga saad sõita. Ja pidi mingi paketi võtma, kus saab bussiga sõita ja see on erinev mingi show'd ka. Et siipidega tahad sõita, siis on $200. Ja. Nii et suht lamp. Me mõtlesime, et saab niisama siia sisse tulla ja vaadata, mis siin toimub, aga ei saa niisama mitte midagi teha. Nii et me läheme ujuma, panen selle raha eest, võtame õlli või midagi. Kuidas on? Tartu ristmikult. Läheme seda suurt kivi vaatama. Täna vist ei lähe, mõni pool lähme küll. Taga on mingi suur kivi. Tere hommikust! 8. päev Balil. Mis teeme täna? Lähme maha jäetud lennukit vaatama. Lähme lennukit vaatama. Ja siis seda maailma kõige suurimat monumenti. See ei ole maailma kõige suurem. Ma ei tea, Google ütles. Võib-olla see on Bali kõige suurem. Lähme vaatama. Kuidas Kuidas meeldib rolleriga sõita? Ei meeldi väga, sest ta ei oska sõita. Ma oskan jumala hästi sõita. Tund aega oleme juba sõitnud. Palju kokku oli? 45 minta veel. Siis oleme kohe 1,5 tundi kokku läheme siit minimarketist läbi. Ostame Kristellele midagi juua, muidu ta joriseb liiga palju seal taga. Ma jonni. Jonni. Sina Jonni. Tund rolleriga selle lennuki pärast. Vähemalt on lennuk nähtud, aga sinna alla vist ei saa. Tundub, et kõik väravad on kinni ja vähemalt ei pidanud piletit ostma seekord. Mingi tädi näitas, et ja seal on lennuk, minge sinna poole. Ja ühtegi inimest ka ei ole siin, sest see on vist üpris mõttetu turisti atraktsioon. Tulime siia kuju juurde. Maksime 50 senti parkimise eest ja siis läksime sisse, mõtlesime, et me ikka ei viitsi minna siia kuju juurde, sest siit peab see kujuna. Näeb ja veits. Kuskil saab põõsa tagant. Kaugel, väga kaugel. Insta story ma sain tehtud juba. Suht lähedale sai zoomida selle Instaga. Ja nüüd on nagu pilt olemas, et ütleme randa hoopis. Lähme. Saime politsei käest trahvi. Me ei võtnud rahvusvahelise juhilube kaasa. Pidime $50 maksma sellest. Ja alguses tahtis mingi miljoona rääkis mulle. Siis pidin minema mingi politseijaoskonda. Siis ma ütlesin, maksan kohe, palju siis on. Siis 500 tonni. Ja mul kahjuks oli nii palju rahaga rahakotis, muidu oleks võib-olla saanud alla kaubelda veits. Siin poes saab kaubelda, ma arvan, meitriga saab kaubelda. Mõistlik on vist võtta rahvusvahelised juhiload või ennast mustaks värvida, kui rolleriga sõidad, siis nad ei pea kinni siin.